President Trump esitas just hiljuti Iraanile oma viimase ähvarduse. Kui lepingut ei allkirjastata, saavad nad kõvasti kannatada. See tuli vaid mõned tunnid pärast viimast kokkupõrget IRGC ja Ameerika vägede vahel ning paljastusi, et Iisrael oli eelmisel sõjaringil rajanud tugibaasi Iraagi territooriumile. Need lood ja palju muud tänases saates Jerusalem Initiative. Tere tulemast tagasi saatesse Jerusalem Initiative GNS TV-s. Minu nimi on Josh. Hastlen siin Jerusalemmas, Alex Treiman Ameerika Ühendriikides. Aleksei, asume kohe asja kallale. USA president Donald Trump kinnitas neljapäeval, et vaherahu Teheraaniga kehtib endiselt hoolimata mereväe kokkupõrkest. Vaatame seda videot. Nad mängisid täna meiega. Me pühkisime nad minema. Nad mängisid. Mina nimetan seda tühiasjaks. Ma annan teile teada, kui vaherahu enam ei ole, te ei pea ise teadma. Kui vaherahu ei ole, siis te ei pea sellest teadma. Te ei pidanud nägema üht suurt lööki, mis tuleb Iraanist. Ja neil on parem oma leping kiiresti allkirjastada. Alex, nii see ongi. Vaherahu kehtib endiselt, kuid kahe poole vahel käib siiski tulistamine. Räägime sellest. Ma arvan, et räägime selle saate jooksul veidi sellest, mida tähendab vaherahu. Sest tundub, et selle sõja ajal on vaherahu mõiste täielikult ümber defineeritud. Vaherahu tähendab, et mõlemad pooled võivad vaherahu ajal tulistada, lihtsalt see on väiksemal määral võrreldes sellega, mis oleks, kui päris vaherahu ei oleks. Nüüd president Trump otsib kindlasti mingit võimalust sellest konfliktist väljuda allkirjastatud kokkuleppega. Ja ma usun, et selle konflikti lõpus saab olema allkirjastatud kokkulepe ühel või teisel viisil. Aga mis on täiesti kindel, on see, et president peab saavutama, et Hormuzi väinad oleksid vabalt läbitavad. Kõigile laevadele, mitte ainult neile, mis tulevad Iraanist, vaid ka neile, mis tulevad Ameerika liitlastelt selles piirkonnas, nagu Araabia Ühendemiraadid ja teised. Nii et konfliktile ei tule mingit lõppu seni, kuni väinad on blokeeritud. Samal ajal näete, et Iraan ja nende väikesed paadid ründavad piirkonnas USA laevu. Aga president eelistab, ma arvan, lihtsalt lasta USA mereväe jõul ja suurusel väinad avada ilma täiemahulise pommitamiskampaaniata Iraani sees. Ja võib-olla president ei taha enam Iraani sees pommitada, kuid tal ei pruugi olla muud valikut. Ja ma ütleksin, et Iisraelis valitseb arusaam, et järgmiste päevade jooksul võidakse näha uut sõjalist vastust. See oleks Ameerika ja Iisraeli ühine sõjaline operatsioon Iraani sees, tõenäoliselt palju lühem kui 6-nädalane kampaania, millega see sõda algas. Aga taas, paljud iisraellased usuvad, et ilma nendeta pole võimalik jõuda lepinguni, millele president tahab, et Iraan alla kirjutaks. Jällegi tunnistatakse, et Ameerika Ühendriigid ei ole pabertiiger ja on valmis ründama. Alex, sõna otseses mõttes vaid mõned minutid tagasi saime selle info. Iraani uudisteagentuuri andmetel on Iraan just edastanud oma vastuse Ameerika Ühendriikidega sõlmitava kokkuleppe kohta Pakistani kaudu, kuid pole veel täpselt teada, kas Iraan nõustub USA-ga kokkuleppega või lükkab selle tagasi. Aga see juhtus sõna otseses mõttes vaid mõned minutid tagasi, kui alustasime seda ülekannet. Praegu on Iraani kasuks aeg. Ma mõtlen, et nad võivad proovida asju võimalikult kaua venitada. Nad püüavad teha nii, et president kaotaks oma tahte rünnata. Nad lihtsalt mängivad seda mängu, et liiguvad USA poole, aga ei kirjuta täpselt alla, vaid liiguvad lihtsalt lähemale, lubades võib-olla mõnel laeval väinadest läbi minna. Nad mängivad praegu seda mängu. Samal ajal ei ründa Ameerika Ühendriigid sõjaliselt, kuid nad avaldavad Iraanile tohutut majanduslikku survet oma blokaadiga, lisaks Hormuzi väina ja Pärsia lahe blokaadile. Seega on Iraanil sisuliselt majanduslik piiramine merelt. On teatatud, et Iraan kaotab päevas kuni $500 miljonit, mis nõrgestab juba niigi nõrka ja kokkuvarisemise äärel olevat majandust. Ja selle majandusliku surve eesmärk ongi panna režiim kokku varisema. Nüüd, kuidas režiim peaks majandusliku surve tõttu kokku varisema, kui see pole seni majandusliku surve tõttu kokku varisenud? Sul on Iraani revolutsiooniline kaardivägi, basitšid, kes hoiavad riiki kontrolli all, rünnates meeleavaldajaid nendes kontrollpunktides. Ja lootus ongi selles, et kui Iraani valitsusel enam raha ei ole,
siis nad ei suuda enam maksta Iraani revolutsioonilise kaardiväe keskastme juhtide ja basitšide palku. Ja kui need mehed enam palka ei saa, siis miks nad peaksid pöörduma oma kaasmaalaste vastu ja neid tulistama? Mille nimel? Varem neid meeritati selleks altkäemaksuga ning nad said staatust, olles osa sellest režiimist ja saades Iraani revolutsioonilised kaardiväelt palka. Nii et see ongi see, mida loodetakse majanduskampaaniaga saavutada. Nii et samal ajal töötab aeg Trumpi kasuks, sest majandus kahjustab Iraani režiimi. Iraanlaste arvates töötab aeg nende kasuks, sest nad tahavad takistada presidendil sõjalise rünnaku uuendamist ja harjutada teda mõttega, et sõjaline kampaania on läbi. Alex, viimaste tundide jooksul on Iraani revolutsiooniline kaardivägi ähvardanud tugeva rünnakuga USA varade vastu, kui nende naftatankerid satuvad tule alla. See tuli pärast seda, kui USA keskväe juhatus rääkis provotseerimata rünnakust, Iraani väed lasid rakette ja tabasid seal sihtmärke. Võib-olla ründasid otse USA sihtmärke, kindlasti sihtisid ka Araabia Ühendemiraate. Lähme nüüd välisministri Marco Rubio juurde. Aga asi on selles, et kui tulistamine eriti ei lakka, siis peaksime seda iraanlastelt küsima. Ärge püsige minut, meie ei tulistanud. Nemad tulistasid meie pihta. Minu mõte on, et kui tulistate USA mereväe laeva pihta, mida me peaksime tegema? Ütleme, et on relvarahu, me ei lase teie drooni alla. See on rumal küsimus. See on rumal seisukoht. Loomulikult tulistasime vastu. Nemad tulistasid meie pihta. See ongi see, mida ma ootaksin teha. Ainult rumalad riigid ei tulista vastu, kui nende pihta tulistatakse. Ja meie ei ole rumad riik. Nii et siin on välisminister Rubio, kes põhimõtteliselt kordab seda, mida president Trump varem ütles. Nad ootavad, et Iraan hoiaks olukorra rahulikuna. Nad sooviksid, et Iraan sõlmiks kokkuleppe ja nagu Senkad ütles, ei kavatse USA taluda neid provotseerimata rünnakuid USA laevade vastu Hormuzi väinas. Tead, samuti ei ole selge, kas need inimesed, kellega Ameerika Ühendriigid räägivad ja läbi räägivad, omavad täieliku kontrolli nende väikeste paatide üle, et nad saaksid käsu anda ja distsipliini hoida. Iraanis on erinevad rühmitused, kes võistlevad võimu pärast ja need rühmitused üritavad üksteise jõupingutusi saboteerida. Nii et võib olla, et välisminister Rakshi või Iraani parlamendi spiiker Gali Baufer tulevad Rubio juurde ja Woodcoffi ja Kushneri juurde ning ütlevad, et olgu, me oleme nõus seda tegema. Aga siis on sul usufanaatikud ja sõjafanaatikud, 12 rühmitust. Neil on koha peal sidemed ja nad ütlevad, minge ja rünnake. Nii et pole isegi selge, kes praegu riiki juhib. See on midagi, mida me kõik ootame, et näha, kes täpselt siin esile kerkivad ja suudavad olukorda kontrollida. Ja see võib olla ka üks põhjusi, miks president kõhkleb sõjaliste löökide andmisega, sest sõjaliste löökide eesmärk oleks survestada neid, kes võimul on, allkirjastama kokkulepet. Aga kui need inimesed, kellega sa räägid ja kes võiksid olla nõus kokkulepet allkirjastama, kas enne või pärast sõjalisi lööke, kui neil ei ole olukorra üle kontrolli koha peal ega suuda tagada rahu Hormuzi väinas, siis sa ei räägi õigete inimestega. Seetõttu ei ole sõjaline kampaania tõhus, kui selle eesmärk on survestada inimesi, kellega sa läbi räägid. Kui sul on aga korralik luureinfo ja sa suudad kõrvaldada need inimesed, kes neid rünnakuid korraldavad, siis võime midagi sellist näha. Ja see on ka üks asi, mida relvarahu võib pakkuda. See annab tegelikult selgust, see eemaldab sõjaudu, eks. Me alati ütleme, et asjad juhtuvad sõjaudus. Kui sul on nii pikalt relvarahu, siis on sõjaudu eemaldatud niivõrd, et sinu luuretegevus saab tegelikult paraneda. Sa näed, kes mida tellib. Sa võid näha, kus erinevad peamised tegutsejad riigis liiguvad. Nii et võib-olla, et see on pikendatud luuretegevuse periood ning Ameerika Ühendriigid ja Iisrael võivad olla paremini ettevalmistatud lähitulevikus sihipärase sõjalise rünnaku alustamiseks. Alex, kui sõda algas, nägime, kuidas Iraan ründas kõiki oma naabreid siin Lähis-Idas, tulistades kindlasti Iisraeli suunas sadu ja sadu ballistilisi rakette, aga samuti rünnates Araabia Ühendemiraate, Katari ja teisi riike. Viimaste päevade jooksul on Iraan tulistanud Araabia Ühendemiraatide pihta 19 raketti ja drooni. Viimaste tundide jooksul tuli veel üks raport.
Araabia Ühendemiraatide raketi- või droonitõrjesüsteemid püüdsid kinni veel 2 drooni. Miks sa arvad, et Iraan sihib just Araabia Ühendemiraate, mitte Iisraeli ega mõnda teist riiki? Ja taas kogu see relvarahu küsimus ei tähenda tegelikult relvarahu, sest need 2 poolt jätkavad vastastikust tulevahetust. Iraan tulistab, Araabia Ühendemiraadid vastavad. Kas sa arvad, et need Araabia Ühendemiraate puudutavad juhtumid võivad ehk vallandada vastuse ameeriklastelt ja meilt siin Iisraelis? Palju kiiremini oleks vastuse esile kutsunud see, kui nad oleksid tulistanud ballistilisi rakette Iisraeli pihta. Kindlasti. Kui nad oleksid tulistanud ballistilisi rakette Iisraeli pihta, oleks Iisrael mõne hetkega andnud tugeva vastulöögi. See on Iraan, kes testib piire ja vaatab, kui palju nad saavad endale lubada. Araabia Ühendemiraadid ei ole valmis sellesse konflikti sekkuma. Ma ei usu, et Ameerika Ühendriigid või Iisrael tegelikult tahaksid, et nad sellesse konflikti suuremal määral sekkuksid. Sul on siin 2 igati võimekat õhuväge, kes suudavad olukorraga hakkama saada. Ja sul ei ole vaja siia veel 1 osalist, kellel pole sama tasemega tehnoloogilist taset. Võimekust nagu Iisraelil ja Ameerika Ühendriikidel. Nii et Iraan testib praegu. Sisuliselt on see rünnak Ameerika liitlase vastu. See on mõeldud rünnakuna Ameerika vastu, kuid nii, et Ameerika ei peaks seda lööki otse vastu võtma. Nad ootavad, et näha, kas president mõtleb tõsiselt, kui ähvardab Iraanile vastulöögi anda. See võib olla ka omamoodi sümboolne vastulöök pärast seda, kui Araabia Ühendemiraadid teatasid nädal tagasi oma lahkumisest OPEC-ist, mis on tegelikult loodud selleks, et teatud mõttes mööda minna Hormuzi väina tähtsusest. Selle eesmärk on alandada nafta hinda rahvusvahelistel turgudel. See on loodud selleks, et tuua Araabia Ühendemiraadid Ameerika mõjusfääri lähemale ja samal määral ka Iisraelile lähemale. Nii et see võib olla osa põhjustest siin, aga Iraan katsetab piire, vaadates, kui palju nad saavad endale lubada. Et just see juhtub islami äärmuslaste poolel relvarahu ajal. Nad proovivad näha, kui palju nad saavad endale lubada. Ja siis meie poolel, USA või Iisraeli poolel, rünnatakse iga kord, kui nähakse terroristlikke liikumisi. Nagu oleme näinud, et Iisraeli sõjavägi on korduvalt teinud Gazas ja Liibanonis pärast relvarahu väljakuulutamist. Alex, nädalavahetusel teatas Wall Street Journal, et Iisrael rajas salajase sõjaväebaasi sügavale Iraagi kõrbe, et kasutada seda tugipunktina õhuoperatsioonide toetuseks Iraani vastu. Kui oluline on see raport, see fakt, et Iisrael suutis Wall Street Journali andmetel rajada selle baasi Iraaki? Esiteks tahan lihtsalt selle välja öelda ja võib-olla räägime sellest mõne minuti pärast. Sa saad pidevalt neid raporteid Wall Street Journalist, New York Timesist, Axiosest, Washington Postist, salajasi paljastusi või salajasi vestlusi, mis on toimunud. On väga raske öelda, kas see, mida sa nendest väljaannetest loed, on täpne. Nii et on väga suur tõenäosus, et ükskõik millise neist lugudest puhul ei vasta see, mida nad kirjutavad tõele ja see on mõeldud tekitama mingisugust diplomaatilist segadust, kui see on siin õige sõna. Aga räägime siiski sellest, kas see võiks olla tõsi või mitte. Ja oletame praegu selle taskuhäälingu jaoks, et võtame seda raportit tõe pähe, kuigi ma ei ole kindel, et me seda tegelikult teha saame. Aga kui Iisrael rajas baasi Iraagis, siis loomulikult Iisrael võiks rajada baasi Iraagis. Me oleme näinud, kuidas Iisrael tegutseb paljudes erinevates kohtades. Iraak on vaid üks kohtadest, kus Iisraelil tõenäoliselt on võimalused tegutseda. Nad võivad tegutseda ka Aserbaidžaanist. Nad võivad tegutseda mõnest neist Lähis-Ida lennubaasidest, sealhulgas mõnest, mida Iraan on rünnanud ja mis on Ameerika Ühendriikide lennubaasid. Iisrael on näidanud, et tal on ülekaalukad võimed ja ka sellised võimed, mille olemasolust ausalt öeldes keegi ei tea. Toimub palju salajasi operatsioone ja seega võib Iisrael vajada kohta Iraani piiri lähedal eriüksustele. Näiteks
mis oleks juhtunud, kui jumal hoidku Iisraeli lennuk oleks alla kukkunud Iraani õhuruumis? Seega tahad, et sul oleks operatsioon valmis, et vajadusel piloot või lennuk või mis iganes vaja välja tuua. Selleks tahad, et eriüksused oleksid lähedal. Võib juhtuda, et pead tormama kohta, kus on rikastatud uraan või on lihtsalt mingi muu vajadus, kus pead läbi viima eriüksuste operatsiooni. Nii et baasi rajamine Iraagis, Äikelegimaal Iraani piiri lähedal, piirkonnas, mis on väga suur ja hõredalt asustatud, oleks lihtsalt uskumatu võimekus, mille Iisrael oleks võinud välja arendada. Iraak ise on nüüd riik, mille Iraan on täielikult destabiliseerinud. Iraagis tegutseb Kataib Hezbollah. Selle sõja jooksul on olnud kordi, kus Iraagist on Iisraeli pihta rakette tulistatud. Nii et võib olla ka nii, et Iisrael viis läbi mõningaid piiratud sõjalisi operatsioone Iraagis. Ja kui sa kuuled, et Ameerika sõjaväelased on Iraagis hukkunud, siis see on sellepärast, et neid tapavad Iraani toetatud jõud, sealhulgas Kataib Hezbollah. Nii et on palju põhjuseid, miks Iisrael võis olla rajanud sõjaväebaasi Iraagis. Teine põhjus, mida võime mainida, on see, et president on rääkinud relvade smugeldamisest Iraani. Kuidas sa seda siis teed? Mõnes neist raportitest väideti, et relvi anti Iraagi kurdidele, kes pidid need Iraani toimetama. Samuti oli võimalus, et mõned Iraagi kurdid oleksid võinud tungida Iraani eriüksuslastena. Seega oleksid nad vajanud väljaõpet, mis tähendab, et Iisrael võis olla nendes piirkondades kas relvi tarnimas või vägesid välja õpetamas, et piiri ületada. Nii et seal sõjaväebaasi rajamiseks võis olla palju erinevaid põhjuseid. Jah, see tundub kindlasti loogiline, aga me peame natuke sügavamale kaevuma ja vaatama, kas see ka tegelikult kinnitust leiab. Aga jääme praegu selle teema juurde, nimelt viimaste päevade raportite juurde. Kõigepealt kirjutas ajaleht Washington Post, et sealne CIA kõrge ametnik tegi hinnangu, mille kohaselt ei avalda USA blokaad Iraanile tõsist majanduslikku survet vähemalt veel 4 kuud. Mis tähendab, et nad suudavad veel 4 kuud pinnal püsida. See on üks neist raportitest muide, mida teine kõrge luureametnik eitas, öeldes, et CIA väited on valed. Ja samal ajal oli ka raport, mis väitis, et Iraan suudab tegelikult oma võimekuse siin väga kiiresti taastada. Nii et siin on veel 2 raportit, mida ma arvan, et peaksime arutama. Ja ma arvan, et mõlemad need raportid on tegelikult mõeldud selleks, et mõjutada Ameerika avalikku arvamust ning vähendada toetust president Trumpile ja tema sõjalistele operatsioonidele. Ma mõtlen see teine raport, mida sa mainisid, et Iraanil on enamik nende võimekusest alles jäänud ballistiliste rakettide võimekus või et nad suudavad kõik need võimed kiiresti taastada. See on mõeldud selleks, et sõjaline operatsioon näiks, et see oli tühine, et see oli ebavajalik, et see oli ebaefektiivne. Aga Iraan on äsja üle elanud maailma ajaloo suurima sõjalise õhukampaania, 6-nädalase koondatud õhukampaania, kus osalesid USA õhujõud ja Iisraeli õhujõud kasutasid ülimat luureinfot, et rünnata sõjalisi sihtmärke üle kogu Iraani, tabades kõiki tuumarajatisi ja kõiki ballistiliste rakettide tootmisrajatisi. Kas Iraanil on alles mingid võimed? On selge, et neil on alles mingid võimed, sest me just nägime, et nad tulistasid ballistilisi rakette Araabia Ühendemiraatide pihta. Kui sõda peaks uuesti algama, kas Iraan hakkab taas ballistilisi rakette tulistama? Jah, nad teevad seda. Kas neil on neid veel? Jah, neil võib olla lausa 1000 ballistilist raketti. Aga võrreldes tuhandetega, mis neil enne sõda olid, on nende võimekus oluliselt vähenenud. Nende suutlikkus alustada ballistiliste rakettide tootmist on oluliselt vähenenud. Nii et see raport oli spetsiaalselt koostatud selleks, et näidata presidendi tegevust Iraanis kui mingit ekslikku ja ebaefektiivset seiklust. Nüüd idee, et Iraani valitsus suudaks taluda 4-kuulist majandusblokaadi, on samuti mõeldud selleks, et pöörata Ameerika avalikkus pikaajalise blokaadi vastu. Ja see on seotud nafta hinna tõusuga.
Nad tahavad, et presidendile avaldataks survet, eriti kui siin lähenevad vahevalimised, et sõda lõpetada. Nad tahavad, et paistaks, nagu oleks president Trump läinud vastuollu oma valimislubadustega, viies Ameerika taas nendesse pikale veninud konfliktidesse. Aga Iraani riaal on tugevalt kukkunud. Praegu on kurss umbes 1,5 miljonit riaali $1 eest. Ja jällegi, ma arvan, et see majanduslik surve osutub erakordselt tõhusaks. Ja me peame lihtsalt nägema, kas see viib režiimi kokkuvarisemiseni, mis minu arvates ongi selle majandusliku surve lõppeesmärk. Ja kas lähiajal või nädalatel toimub mingisugune sõjaline tegevus või taas alustatud sõjaline tegevus. Alex, meil on siin veel üks raport. See pärineb New York Timesist ja viitab sellele, et üks kõrge USA ametnik on öelnud, et Iraan taastab oma sõjalisi võimekusi, eriti möödudes Hormuzi väinast. Ja ma räägin sellest, et Venemaa võib potentsiaalselt saata droonide komponente Iraani läbi Kaspia mere, et neil ei oleks vaja selle blokaadiga tegeleda. See on nende peamine koridor nende kahe naabri, loomulikult liitlaste, Venemaa ja Iraani vahel. Mida arvad, mida me sellest raportist järeldada võime? Jällegi, praegu peame ilma konkreetse infota tõdema, et see viitab sellele, et Iraan taastab end veel ühel viisil. Kindlasti tasub seda jälgida. Muidugi tead, Iisrael ja Ameerika Ühendriigid, aga eriti Iisrael, ma ütleksin, et neil on siin luure ja nad jälgivad neid piirkondi. Ja nii oleks jätkuvalt võime rünnata, kui nad leiaksid, et ohtlikke droonivõimekusi imporditakse Kaspia mere kaudu. Ma ei usu, et on olemas kohta, kuhu Ameerika Ühendriigid ja Iisrael ei ründaks, kui nad näeksid salakauba sissevedu. Peameeles, et hiinlased olid saatnud tankerlaeva sisse ja president Trump lasi USA mereväel selle kinni pidada ning ütles, et sellel laeval oli midagi mitte eriti meeldivat, täpsemalt avaldamata, mis see oli. Kas on võimalik, et Venemaa aitab Iraani droonitehnoloogiaga? See on võimalik. Kas me saame nendele teadetele loota? Võib-olla. On võimalus, et need on tõesed. Ja ma tahan veel kord tagasi tulla nende teadete olemuse juurde. Ma mõtlen, kui need tulevad Washington Postist. Ja pea meeles, Washington Posti loosung on, et demokraatia sureb pimeduses. Mis tähendab, et tõde ei ole see, mida siin kajastatakse, vaid et ilmuvad hämarad raportid. Ja kui sa räägid CIA hinnangutest või CIA agentidest, kes esitavad hinnanguid, siis see võib olla mõni töötaja, kes esitas oma ülemusele midagi, mis täielikult tagasi lükati. Nii et isegi kui on tõsi, et hinnang anti, ei tähenda see, et see oleks valitsev hinnang. See ei tähenda, et poleks teisi hinnanguid, mis lähevad täielikult vastuollu selle ühe hinnanguga. Ja fakt, et CIA juhid, laru ja poliitiline klass võisid need hinnangud täielikult tagasi lükata. Nii et lihtsalt sellepärast, et keegi andis kellelegi paberi üle, ei tähenda see, et sellest saab nüüd valitsuse poliitika. Seega tuleb neid aruandeid tõesti ettevaatlikult võtta, aga iga kord, kui näed, et anonüümne kõrge ametnik ütleb või anonüümne CIA ametnik vihjab, tuleb olla ettevaatlik. Tead, sa ei tohiks sellisele infole liiga palju lootma jääda, vaid pigem seda lihtsalt kasutada. Lihtsalt nagu ma ütleksin üldise indikaatorina, millele tähelepanu pöörata. Et tarbijana võiksid jälgida ja vaadata, kas leiad ka muid sarnaseid aruandeid, mis ei pärine samast allikast. Võib-olla, kui mõned neist osintidest või teised teatavad sama. Seega pead sa kõike seda võtma väikese reservatsiooniga ja hoolikalt jälgima ning tõlgendama, mis tegelikult toimub. Absoluutselt. Alex, ma tahan nüüd liikuda Iisraeli ja Liibanoni vahelise olukorra juurde. Muidugi, Hezbollah terroriorganisatsioon seal Iisraeli kõrval, veel üks relvarahu, kus tegelikult relvarahu ei ole. Ja see oli suur rünnak Iisraeli kaitseväe poolt möödunud nädalal, kui kõrvaldati Ahmed Ali Balut, Hezbollah Radvani üksuse komandör, mida nad peavad oma eliitkomando üksuseks, oma terroriüksuseks peaksin ütlema. Ja peaminister Netanyahu sõnul oli see isik, Balut, kõrgetasemeline terrorist, kes juhtis plaani vallutada Iisraeli põhjaosa pärast 7. oktoobrit. See oli seega suur ja täpne rünnak ühes Beiruti linnaosas, millega kõrvaldati Radvani üksuse juht. Iisrael ootas reedel võib-olla mingisugust suurt vastust Hezbollahalt. Nad tulistasid rakette ja tulistavad neid põhimõtteliselt iga päev, samuti kasutavad õhudroone.
Reedel olid meil sireenid Haifa piirkonnas. Jumal tänatud, et see pole olnud suur vastus, ütleksin ma praegu. Muidugi ei vähenda ma seda, mida inimesed Põhja-Iisraelis läbi elavad, kuid see on Iisraeli jaoks suur saavutus. Täpne rünnak, millega kõrvaldati see kõrgetasemeline terrorist. Nii et jälle näeme, et relvarahu definitsioon on muutunud. Ja eriti just Iisraeli poolel, sest varem iga kord, kui mingi relvarahu kehtestati, nõustus Iisrael sellega ja pidas relvarahu tingimustest kinni, eks. Nii et relvarahule alla kirjutades ütleb Iisrael, et okei, me ei tee massiivset maapealset operatsiooni ega järjestikuseid suuri õhurünnakuid Beirutis või mujal. Ei toimu mingit suurt operatsiooni, kuid isegi relvarahu ajal jätab Iisrael endale sisuliselt õiguse sihitud rünnakuteks. See tähendab, et iga kord, kui terroristid lähenevad nende vägedele aladel, mida nad hoiavad selle kollase joone taga, mille nad on Lõuna-Liibanonis loonud kuni Laatani jõeni põhjas, kui nad näevad terroriste lähenemas, avavad nad tule. Aga siin veelgi enam õhurünnak palju kaugemal põhjas, riigis, sügaval Beirutis, ühe Hezbollah tippjuhtkonna liikme sihitud tapmine. Ja just seda Iisrael praegu teebki. Kui neil on võimalus ja luureandmed tippjuhtkonna kõrvaldamiseks, püüavad nad Hezbollahad võimalikult palju nõrgestada. Ja see annab Liibanoni valitsusele võimaluse tegelikult Iisraelile lähemale tulla. Ja ma tean, et räägitakse uuesti läbirääkimiste alustamisest. Josh, ma ei tea, kas on järgmine teema, mida sa kavatsed käsitleda. Ainus viis, kuidas Iisraeli ja Liibanoni valitsuse vahel üldse mingisuguseid läbirääkimisi pidada, on nõrgestada Hezbollahad, kes on vaenlane nii Iisraelile kui ka ülejäänud Liibanoni rahvale, nendele 2/3, kes ei ole islami šiidid. Nii et Alex, lihtsalt selleks, et inimestele aimu anda, millest me räägime, kuigi viimase 24 tunni jooksul on kehtinud relvarahu, ründas Iisraeli õhuvägi seal 40 Hezbollaha sihtmärki ja nädalavahetusel Liibanonis veel 85 sihtmärki. Mitmed sõdurid on saanud vigastada nendes enesetapurünnakutes droonidega Lõuna-Liibanonis või piiril, mille viis läbi Hezbollah. Ja nagu sa ütlesid, viitavad teated sellele, et Iisrael kavatseb tegelikult pidada Liibanoni valitsusega eeloleval nädalal, ma usun, 3. vooru kõnelusi. Nii palju, kui mina aru saan, toimuvad need Ameerika Ühendriikides, aga nagu me mõlemad teame, istuvad Iisrael ja Liibanon küll läbirääkimiste laua taha, kuid Hezbollah on kogu selles olukorras tõeline ettearvamatu tegur. Ühelt poolt tekitavad Iisraeli rünnakud Liibanoni valitsuses tegelikult soovi kokkuleppe sõlmida. Sest kui Liibanoni valitsuse ja Iisraeli vahel kokkulepet ei saavutata, kuigi Liibanoni valitsus ei ole siin vaenlane. Ja kuigi Hezbollah ei ole selle kokkuleppe osapool, siis kui Iisrael sõlmib Liibanoni valitsusega laiendatud kokkuleppe, takistaks see tõenäoliselt neid suuri õhurünnakuid Beirutis ja mujal. Kui kokkulepet ei ole, tunneb Iisrael end vabalt Hezbollahd rünnata nii palju kui võimalik. Nii et tegelikult avaldavad need rünnakud teatud mõttes survet Liibanoni valitsusele. Ja kuigi Liibanoni valitsus ei ole otseselt vaenlane, muudavad need rünnakud ka jõudude tasakaalu Liibanonis, et nõrgendada Hamasi ja ka Hezbollahd. Ja vai Hezbollah nõrgeneb, tähendab see, et Liibanoni valitsusel on võimalus olla tugevam osapool, mida Iisrael ja Ameerika Ühendriigid lõppkokkuvõttes soovivad. Nüüd, mis puudutab neid Washingtonis toimuvaid läbirääkimisi, siis see saab olema 3. läbirääkimiste voor. Oluline on märkida, et see toimub endiselt suursaadiku tasemel ning president Aounile on avaldatud survet minna Washingtoni võimaliku kohtumise või allkirjastamistseremoonia jaoks peaminister Netanyahuga. Aoun on seni need kutsed tagasi lükanud, eelistades hoida neid läbirääkimisi suursaadiku tasemel Ameerika Ühendriikides, Ameerika Ühendriikide Liibanoni suursaadiku ja Ameerika Ühendriikide Iisraeli suursaadiku Yitzhak Leiteri vahel. Ja Aouni jaoks on kaalutlused siin minu arvates keerulised, sest me nägime Rafiq Haririt, kes oli Liibanoni endine peaminister ja kes mõrvati 2005. aastal Hezbollah poolt, keda toetasid Süüria väed. Ja Aoun tahab siin ellu jääda. On inimesi, tead, see on reaalsus,
kes võivad teda sihtida, kui teda nähakse avalikult mingil läbirääkimiskohtumisel Iisraeliga kätlemas, eriti kui Hezbollah on seal endiselt aktiivne. Nii et tead, ma arvan, et see saab olema keeruline läbirääkimine, ma arvan, et see saab olema pikk ja veniv läbirääkimiste periood. Sellepärast ongi nii oluline, et Iisrael jätkaks Hezbollah nõrgestamist. See on parem Iisraelile, see on parem Liibanoni valitsusele. Ja võib-olla mingil hetkel lähikuudel näeme sellist ajaloolist kokkulepet Iisraeli ja Liibanoni vahel. Ja osa sellest kokkuleppest keskendub Iisraeli ja Liibanoni koostööle, et veelgi nõrgestada ja lõplikult lahendada Hezbollah probleem. Nii et, Alex, meil on relvarahu Hezbollahga, meil on ka relvarahu Hamasega. Sellisel juhul jätab Iisrael endale samuti õiguse rünnata vajadusel, et kaitsta Iisraeli riigi kodanikke ja meie sõdureid. Ja just sel nädalal tehti Gazas veel üks sihitud rünnak, kus Iisrael kõrvaldas ühe kõrge Hamase terroristi, uue Hamase juhi poja. Siil on juhtide osas nagu pöördukse efekt, kuid Khalil al-Khaya poeg suri neljapäeval Iisraeli õhurünnakus saadud vigastustesse. Terroriorganisatsioon kinnitas, et ta oli samuti üks neist Nukba 7. oktoobri terroristidest, kes juhtisid sissetungi loode osas 7. oktoobril. Nii et see on olemas ja samal ajal peaminister Netanyahu kohtus sel nädalal Jeruusalemmas rahuesindajate nõukoguga, mida juhtis Gaza kõrge esindaja Nikolai Mladinov, teatas peaministri büroo. Kogu selle aja jooksul ütleb Hamas ikka ja jälle, et nad keelduvad relvi maha panemast. Nii et võib-olla toimuvad rahunõukogu kohtumised ja pealtnäha võib see kõik tunduda hea, kui vaadata selle kohtumise pilte. Aga Hamas ütleb taaskord, et nad keelduvad relvi maha panemast. Sõda Iraanis ja sõda põhjas Liibanonis annab Iisraelile tegelikult veidi ruumi nende sihipäraste atentaatide jaoks, ilma et need oleksid peamised rahvusvahelised uudised. Eks? Kui Iraanis oleks kõik vaikne, kui Liibanonis oleks kõik vaikne, kui president Trump ei oleks siin seotud ja Iisrael ründaks, oleksid New York Timesi ja kõigi teiste väljaannete pealkirjad Iisrael rikub relvarahu kokkulepet. Nii et Iisraelil on tegelikult natuke ruumi ja võimalust tegutseda. Ja asjaolu, et peaminister kohtub Nadinoviga ja rahunõukoguga, näitab samuti, et Iisrael on mingil moel pühendunud siin mingisugusele rahuprotsessile ja presidendi juhitud rahuprotsessile. Nii et tead, Iisraelil on siin ka natuke diplomaatilist katet. Aga ma arvan, suur küsimus siin on, kui rahvusvaheline kogukond ei ole valmis ega suuda Hamasi relvituks teha ja nii see paistabki. Ei tule mingit rahvusvahelist stabiliseerimisjõudu, mis läheks sisse ja füüsiliselt relvitustaks Hamasi. Ja kui Hamas ei kavatse vabatahtlikult oma relvi maha panna, miks nad peaksidki? Olgu, see ongi nii. Terroriorganisatsioon, mis tegutseb märtrikultuuris kuni viimase meheni, soovides jätkuvalt terroriseerida ja indoktrineerida elanikkonda. Nad ei anna niisama alla. Ilma, et neid tapetaks. Ausalt öeldes, kui mõni 100 või mõni 1000 neist jookseb ringi automaatidega, väidavad nad endiselt, et nad on võimul, et nad võidavad ikka veel. Ja seni, kuni nad saavad turistada kõiki Gaza elanikke, kes üritavad üles tõusta, on see tõsi. Nad on endiselt võimul selles 47% Gaza sektorist, mida nad kontrollivad. Nii et suur küsimus on siin, mida Iisrael sellega ette võtab. Kas Iisrael alustab uut suurt maapealset operatsiooni, et proovida eemaldada ülejäänud Hamasi kuulipildujad ja saavutada püsiv vaikus Gazas? Ja nagu te siin näete, kui Iisrael tegutseb tugevalt lõksustatud Gaza sektoris, mis on suures osas varemetes, satuvad nad tulevahetustesse Hamasi terroristidega, kes jooksevad ringi relvadega ning võib juhtuda, et kaotatakse sõdureid, mis jätaks halva mulje. See on midagi, mida iisraellased ei suuda tegelikult taluda. See on väga raske. Iisraellased ei taha näha, kuidas nende pojad ja tütred saavad Gaza tulevahetustes surma. Ja mille nimel? Sest kui kaua see aega võtab, et iga viimane relv Gazast välja saada? Kui kaua läheb aega, et Hamas ei oleks enam jõud,
mis suudab praegu varemetes Gaza tänavaid valitseda. Ja Iisrael ning kogu diplomaatiline surve, mis kaasneks, kui Iisrael tõesti sellise sõjalise rünnaku alustaks. Ja ma olen kindel, et peaminister Netanyahu mõtleb ka sellele, kuidas see kõik tema valimisvõimalusi mõjutaks. Sest praegu on meil valimiste hooaeg ja peaminister Netanyahu tahab ilmselt enne valimisi sõjalise konflikti lõpetada, et öelda, et ta sisuliselt võitis sõja. Ja ilmselgelt hakatakse selle üle vaidlema, sest peaminister Netanyahu kriitikud püüavad öelda, et sa jätsid Hamasi alles, seega sa ei võitnud. See polnud täielik võit, millest sa rääkisid. Hezbollah tegutseb endiselt Liibanonis, nii et see pole täielik võit. Iraanil on endiselt võimekus kasutada ballistilisi rakette, nii et see pole täielik võit. Nii et see on narratiivide lahing, mis siin poliitilisel maastikul toimub. Ja teine pool sellest on lihtsalt status quo säilitamine, kus Iisrael saab öelda, et hei, me kontrollime 53% Gaza sektorist, me hävitasime 70% Gaza sektorist, me oleme kõrvaldanud Jah Sinvari, Mohammed Defi, me kõrvaldasime Ismail Haniyeh Teheranis ja me jätkame tippterroristide kõrvaldamist, nagu sa just mainisid, ning neid sihitud õhurünnakuid. Aga selline on olukord ja kui Gaza inimesed tahavad oma viletsuses edasi vireleda ega taha Hamasi vastu üles tõusta, siis see ongi uus olukord. Hamas kontrollib 47% Gaza territooriumist, mis on varemetes, ja Iisraelil on kõikjal ümberringi märkimisväärsed puhvertsoonid. See Gaza, mis on sisuliselt piiramisrõngas. Okei, olgu. Mõningane rahvusvaheline abi, toiduabi võib sisse pääseda, aga ehitusmaterjal ei tule, majandust ei tule. Ja kui Gaza inimesed tahavadki nii elada, siis las nad elavadki nii. Ja need ongi peaminister Netanyahu valikud, kuid tegutsedes ettevaatlikult ning vajadusel tehes sihipäraseid operatsioone, kui selleks avaneb võimalus. Alex, meil on täna aega veel üheks teemaks ja see on tegelikult maailma uudiste pealkirjades. President Trump teatas, et Venemaa ja Ukraina vahel on kehtestatud relvarahu. Täpsemalt 3-päevane relvarahu 9., 10. ja 11. mail, et Venemaa saaks tähistada oma võidupüha. Ma räägin teise maailmasõja ajast. Kui oluliseks sa pead seda, et president Trump suutis vähemalt mingil määral olla osa või aidata kaasa relvarahu läbirääkimistele 2 poole vahel, isegi kui see kestab vaid 3 päeva. Mida me sellest järeldada võime ja kuidas see võib mõjutada olukorda Iisraelis ja Lähis-Idas? Fakt, et need 2 poolt teevad siin nädalavahetusel pausi. Ma usun, et see on teine kord, kui president Trump on vahendanud ajutist relvarahu Venemaa ja Ukraina vahel. Me lugesime sellest ülestõusmispühade ajal mõned nädalad tagasi. See on teine kord. Venemaal on võidupüha. Ma ei tea, kus selle sõja puhul kummalgi poolel võitu näha on. Me rääkisime sellest, et USA sõjavägi suudab igal ajal tulla toime sõdadega mitmel rindel. Diplomatia osas tegutseb Ameerika Ühendriigid kindlasti mitte ainult ühel rindel korraga. Nii et nad on hõivatud Iraani ja Liibanoni ning nende läbirääkimistega. Samuti Venemaa, Ukraina ja teiste konfliktide ning probleemidega. Räägivad Kuubast, hiljuti tegelesid Venezuelaga. Nii et Ameerika vaatab ringi üle maailma ja neil on oma eesmärgid. Ja üks neist eesmärkidest peab olema sõja peatamine Venemaa ja Ukraina vahel. Ja kui sa näed, et mõlemad pooled on juba teist korda vähem kui kuu aja jooksul valmis ajutiseks relvarahuks, siis võib-olla on siin mõlemal poolel väsimus. Ja võib-olla on mõlemad pooled valmis jõudma mingisuguse suurema kokkuleppeni. Ma arvan, et sõda on kestnud peaaegu 4 aastat. Selles sõjas on hukkunud palju rohkem inimesi kui Iisraeli ja Gaza ning Iisraeli ja Liibanoni vahelises sõjas. Me teame, et Iisraelis, Gazas ja Liibanonis on numbrid üles puhutud, sest Hamasel ja Hezbollahal on igati põhjust proovida seal hukkunute arvu üles puhuda. Ja ma ei usu isegi, et me teame, kui palju inimesi on Venemaal või Ukrainas hukkunud. Me räägime juba 7-kohalistest numbritest, võrreldes 5-kohaliste numbritega Iisraeli ja Gaza vahelises sõjas. Aga sa ei näe enam samasugust rahvusvahelist pahameelt Venemaa ja Ukraina vahelise sõja suhtes. Teine asi, mille ma lisaksin, on see, et meil on teateid kasvavast antisemitismist üle kogu Ameerika Ühendriikide, eriti New Yorgis, New Jersey's.
ADL-i raportite kohaselt. Ja kuidas on olukord nüüd Mamdaniga New Yorgis? Ja inimesed väidavad alati, et see toimub Benjamin Netanyahu poliitika tõttu. Benjamin Netanyahu on demokraatlikult valitud juht, kes kandideerib paari kuu pärast uuesti. Ja kui Iisraeli rahvale ta ei meeldi, saavad nad ta välja hääletada. Venemaal Vladimir Putini puhul see nii ei ole. Aga ma arvan, et Ameerika Ühendriikides on suur erinevus selles, et siin näeme antisemiite väitmas, et nemad ei vihka juute ja võib-olla nad isegi ei aita Iisraeli. Nemad vihkavad Iisraeli. Me tahame, et see oleks jõest mereni. Palestiina saab vabaks. Aga tegelikult vihkame me Netanyahud. Nii et me hirmutame juute sünagoogis, nagu Parki sünagoogis, Benjamin Netanyahu poliitika tõttu. Nüüd te ei näe mingit hirmutamist näiteks vene koolis või kogukonna keskuses ega rünnakut venelase vastu Sheepshead Bay's, Brooklynis või kusagil mujal. Vladimir Putini poliitika tõttu, eks? Nii et see on lihtsalt absurdne vale, et sellel oleks mingit pistmist Netanyahuga. See on lihtsalt antisemitismi pärast. Ja Netanyahu on siin peamine patuoinas. Juudid on esimesed patuoinad. Iisrael on veel suurem patuoinas. Ja Netanyahu on kõigist kõige täiuslikum patuoinas, sest see võimaldab inimestel omada justkui eitamisvõimalust. Nad ütlevad, ma ei ole kellegi vastu Iisraelis. Aga mida me just nägime? Me nägime, et juudi ideoloogiline seminar ütles sel nädalal samuti, et president Herzogit ei kutsuta. Tema kutse kõneleda nende lõpuaktusel tühistati. Nii et jah, siin on inimesi, kes on Netanyahu vastu. Nad ütlevad, et tegelikult oleme me Iisraeli presidendi Herzogi vastu, kes kandideeris Netanyahu vastu vasakpoolse liberaalse tööpartei liikmena. Nii et tead, inimesed räägivad lihtsalt, et ollakse Netanyahu vastu, aga tegelikult ollakse Iisraeli vastu. Tegelikult ollakse juutide vastu. Ja tead, aga tulles tagasi algse teema juurde, jah, loodame, et kuidagi jõuame selle Venemaa-Ukraina kriisi lõpuni. Ja president Trump teeb minu arvates kõik, mis on tema võimuses, et maailma ebaõiglusi parandada, taastada mingil määral rahu ja tegutseda Ameerika jõu ning moraali positsioonilt. Jah, kõik need antisemiidid, kes pärast 7. oktoobri veresauna välja ilmusid, kes oleks seda osanud arvata. Võib-olla oleksime pidanud seda ette nägema. Alex Treman, ootan huviga, et sind järgmisel nädalal taas Jeruusalemmas näha, eks? Ootan seda väga. Ütleksin ka, et nädalavahetusel olin ühes kohas ja sadas vihma. Ma ei saanud õue minna. Ja nii ma olin ühes majas ja seal oli Eli Shirabi raamat Pantvang. Ja ma lugesin sellel nädalavahetusel kogu raamatu läbi. See oli hämmastav kirjeldus sellest, mida Eli Shirabi ja teised pantvangid kaasas läbi elasid. Soovitan seda raamatut kõigile väga tungivalt. See oli väga mõjuv meeldetuletus sellest, miks Iisrael sellesse sõtta üldse sattus ja miks nad peavad selle lõpule viima, et tagada, et 7. oktoobri taoline sündmus ei saaks ega juhtuks enam kunagi. Ma mõtlen sellega seoses Alex Treman, GNS-i tegevjuht. Minu nimi on Josh Asten, GNS-i korrespondent. Olen Jeruusalemmas. Ootan põnevusega, et Aleksei järgmisel nädalal Iisraeli tagasi tuleks. Tahan tervituse saata. Aitäh kõigile, kes töötavad GNS TV telgitagustes. Kindlasti külastage GNS TV-d, et saada kogu seda suurepärast sisu. Andke meile suur tänu, tellige kanal ja külastage jns.org, et saada kõik viimased uudised Iisraelist, Lähis-Idast ja kogu juudi maailmast. Kohtun teiega järgmisel nädalal siin Jeruusaleminit JNS TV-s.